Daamid ja härrad, enamus inimkonna ajaloost on olnud halb, inimeste elu on olnud lühike, valus, nad on kannatanud erakordselt palju ja me oleme jõudnud punkti ajas, kus meil on üsna hea olla. Me oleme sinna punkti jõudnud viimase mõne tuhande aastaga. See on see, kus me näeme, kus selline kiire progress hakkas pihta ning seetõttu me arvame, et on ülimalt loogiline, et me ei ole lahti lukustanud kogu seda potentsiaali, mis inimkonnal on ning see eksponentsiaalne kasv jätkub, mis tähendab seda, et 50 aasta pärast on meie elu palju parem, kui see on täna, mis tähendab seda, et inimkonna parimad päevad on veel ees. Ma arvan, et tegelikult jaotuse kohustus siin väitluses on üsna lihtne ja loogiline. Ma arvan, et te kõik juba usute tegelikult seda, et inimkonna parimad päevad on veel ees. Mida ma tahaks välja tuua on see, et eitusel on kaks varianti. Kas nad tõestavad meile ära, et minevikus on elu olnud parem ning me juba oleme rongil, mis liigub vales suunas, või nad näitavad meile, et mingil põhjusel see progress ja see trend, mis on lahti lukustanud seda progressi, peaks peatuma mingisugusel hetkel. Ma arvan, et mõlemad nendest burnidest on üsna ebamõistlikud, aga ma loodan, et nad vähemalt püüavad. Kriteeriumitest, raamistest natuke veel. Ma arvan, et kuidas me peaksime seda inimkonna parimaid päevi mõõtma, on see, et milline on inimeste heaolu. Mida see tähendab? Kaks asja. Esiteks, kui turvaline on sinu elu, teine asi, kui vaba on sinu elu. Miks need asjad loevad? Turvalisus loeb sellepärast, sellest sõltub kogu sinu eksistents, on ju. Kui sina saad surma sellepärast, et sul ei ole ravimeid või sellepärast, et keegi tapab sind ära ja sind ei kaitse, sinu riik näiteks, siis sul ei ole turvalisust, mis tähendab, sa ei saa eksisteerida, kõik ülejäänud on täiesti mõttetu, sest sina inimesena ei ela. Miks vabadus on tähtis, on see, et isegi kui sul on turvalisus olemas, aga sul ei ole vabadust, siis sa ei saa mitte midagi selle turvalisuse ja oma eksistentsiga peale hakata. Jah, sure. Kas inimesel on parem päev siis, kui ta on turvaline, aga hästi õnnetu või siis, kui tal on mingisugune turvalisk, aga ta ise hästi rahul ja hästi õnnelik? Mõlemad on olulised, erinevad inimesed on erinevad, sul on vaja nii turvalisust kui vabadust, et olla õnnelik. Nüüd, kaks asja minu kõnes. Esiteks, miks turvalisus ja vabadus on praegu väga head ja paremad, kui nad olid minevikus. Teiseks, mis on need süstemaatilised põhjused selle taga, miks me arvame, et sarnane kasvutrend jätkub nendes kahes valdkonnas. Esiteks, turvalisus. Kui me vaatame lihtsalt empiiriliselt, siis meie arengud meditsiinis ja selles, kui vanaks inimesed elavad, on kordades paranenud. Viimase 2000 aastaga inimeste eluiga on tõusnud prolli umbes 2 korda, mis tähendab seda, et sul on juba indiviidi tasandil vähemalt 2 korda turvalisemad inimesed. Veel enam, me oleme jõudnud ühiskonda, kus me tegelikult suudame ülal hoida populatsiooni, mis on kümneid tuhandeid kordi suurem, kui ta oli kunagi varem, mis tähendab, et me suudame rohkematele inimestele seda turvalisust pakkuda. Teine asi, kui vaatame rahvusvahelisi suhteid, me oleme näinud trendi, kus me liigume rahu suunas, mis tähendab seda, et meil on vähem sõdu, vähem kannatusi nii riikide vahel kui ka B lihtsalt inimeste vahel. Ei, aitäh. Ma arvan, me elame praegu tõenäoliselt kõige rahulikumas ajalooperioodis üldse, kus inimkonnad on olnud. Kolmandaks, väärtused nagu demokraatia, õigusriik on asjad, mis on tekkinud üsna hiljuti. Me näeme, et need koguvad aina rohkem populaarsust ning me näeme, et see trend jätkub ka tulevikus. Ehk turvalisusega on kõik väga hästi. Aitäh. Ma arvan, et ka vabadusega on hästi. Meil ei ole kunagi olnud nii palju ressursse inimkonnana, kui meil on praegu ning me näeme, et see jätkub ka tulevikus, sellepärast et meil on erinevaid viise, kuidas neid ressursse juurde saada. Kas me leiutame uusi viise, kuidas olemasolevaid ressursse efektiivsemalt ära kasutada, nagu näiteks toiduga, või me lukustame lahti uusi ressursse, näiteks, ma ei tea, kosmosest asteroide kaevandades. Kui meil on rohkem ressursse, siis see tähendab seda, et inimesed saavad teha rohkem asju nendega. Rohkemad inimesed saavad süüa, rohkemad inimesed saavad osta endale auto, sest meil on rohkem metalli piltlikult. Viimaseks, meil on rohkem infot ja me pidevalt lukustame seda infot rohkem lahti. Me näeme, et siin see eksponentsiaalne kasv on tõenäoliselt kõige paremini tunnetatav. Mida rohkem infot meil on,
seda rohkem teadmisi on meil, kuidas uut infot leida, mis tähendab seda, et inimestel on rohkem võimalusi eneseteostuseks, ehk neil on rohkem vabadust. Nüüd, miks me arvame, et see trend, see eksponentsiaalne kasv jätkub enne seda? Jah. Jaa, sa oled räägid meile, jube hea praegu olnud, aga räägi meile seda ka, et mis siis tulevikus on hea olnud. See on kuidagi küsimärgi. Jah. Kui me vaatame seda trendi, siis see on eksponentsiaalne kasv. Me arvame, et see kasv jätkub sellepärast, et kõik eeldused, mis põhjustasid selle eksponentsiaalse kasvu, eksisteerivad ka ettenähtavas tulevikus vähemalt sama kõvasti, kui need eksisteerisid siis, kui see kasv algas. Mis need eeldused on? Üks, nagu ma ütlesin, me saame pidevalt infot juurde. Meil ei ole mitte kunagi olnud nii palju infot ning me avastame iga päevaga aina rohkem uusi teadmisi, mis paratamatult tähendab seda, et me leiutame pidevalt uusi asju. Asjad, mis võimaldasid inimkonnal tekkida nii, nagu sellises vormis, nagu ta on praegu, on teadmised näiteks põllu harimise kohta või selle kohta, et kuidas mitte ära surra, kui keegi sind ründab. Ning ma arvan, et need on täpselt need asjad, mida me avastame kogu aeg veel ja veel ja veel, need võimaldavad meil erinevate probleemidega tegeleda. Saame rohkem infot juurde, see on üks asi, mis kasvu mõjutab. Teine asi, me leiame uusi ressursse, ehk me saame neid teadmisi ka päriselt mingite ressursside peal ära kasutada, toota uusi asju juurde, toota väärtust maailma rohkem juurde. Nüüd, kui me vaatame, kuidas see potentsiaali lahtilukustamine töötab, siis see potentsiaal on kogu aeg inimkonnas olemas olnud, on ju. Selles mõttes, et meil on alati olnud inimesed, meil on mingid ressursid, küsimus on selles, mis me nende ressursside inimestega peale hakkame. Üks asi, mis me näeme juhtumas tulevikus, on see, et meil tekib veel mõnda aega rohkem inimesi juurde, kuid palju olulisem asi on see, et nendele inimestele tekib palju rohkem võimalusi. Kui me vaatame mingeid süstemaatilisi trende, mis on ühiskonnas juhtunud erinevates valdkondades, siis peamine neist on detsentraliseerimine. See leiab aset poliitikas, selles osas, et riikidel on aina vähem võimu tegelikult inimeste üle ning demokraatia areng näitab seda, et tegelikult inimesed saavad rohkem seda võimu enda kätte haarata. See toimub majanduses, on ju, me oleme näinud, kuidas tegelikult riigid sekkuvad majandusse pigem vähe ning eraettevõtted ja indiviidid, kellel on raha, muutuvad aina võimsamaks, mis tähendab seda, et nad omavad suuremat kontrolli oma elu üle. Detsentraliseeritus toimub ka näiteks infoga, sest sul on tänapäeval ja ka tulevikus aina lihtsam saada endale siis seda uut infot juurde, millega oma elu paremaks teha. Ma ei tea, sa saad näiteks internetis õppida selle asemel, et käia kuskil kallis ülikoolis. Minu point on see, et kuna see detsentraliseeritus toimub praegu, tõenäoliselt jätkab ka tulevikus, siis kõik need eeldused, mis on selleks inimkonna paremaks muutmiseks vajalikud, need kõik jätkuvad, need on äärmiselt raske tagasi pöörata. Kuna see detsentraliseeritus on juhtumas, siis on väga ebatõenäoline, et me kunagi naaseme perioodi, kus riik kontrollib kõikide inimeste elu. Ning seepärast on tuleviku inimesel parem elada kui tänasel inimesel. Nendel põhjustel, okei. Daamid ja härrad, lugupeetud paneel. Kaks asja, kõigepealt raamistusest, natuke kriteeriumist, natuke tõestuskoormast, siis 3 ümberlüket ja siis 3 suurt argumenti. Esimene on keskkond, teine on tehnika, 3 on info levik. Kriteerium. Esimene valitsus tuli ette ja ütles, et me peame rääkima turvalisusest ja vabadusest. Meie arvame, et tegelikult kui nemad tahavad mõõta inimeste heaolu, siis see, mille järgi me heaolu peame mõõtma, on inimeste õnnelikkus. Sellepärast, et heaolu on subjektiivne, selleks, et saada aru, kui tore see elu meil siin maal on inimkonna jaoks, me peame minema selle indiviidi tasandile ja saama aru, kas temal subjektiivselt on eluga rahul või mitte, ehk siis mis on see õnnelikkus. Ehk siis need turvalisus ja vabadus on okei, need võivad olla osa sellest, aga see tõeline kriteerium selles väitluses on õnnelikkus. Me arvame tegelikult, me võidame ka valitsuse kriteeriumide järgi, aga räägime siis ikkagi õigest kriteeriumist. Teine asi, tõestuskoorem, mida peab siis opositsioon selles väitluses tegema, on põhimõtteliselt näitama seda, et täna on parem kui homme, eks need trendid, mis meil siin maailmas on, viivad meid pigem kehvemasse olukorda, viivad meid hukatusse. 3 ümberlükkepunkti. Esiteks, Gerberg tuli siia ette ja ütles, et meil on vähem sõdu. See on lihtsalt vale. Kui me vaatame seda, kui palju inimesi hukkub konfliktides ja võtame arvesse ka tõenäosus, kuidas need asjad
siis kõiguvad üle aastate, siis alles hiljuti lugesin ühte artiklit, kus oli selgelt kirjas, et see tõenäosus konfliktis hukkuda on täpselt sama ja muuhulgas ka tõenäosus hästi suureks ülemaailmseks konfliktiks nagu 3. maailmasõda on täiesti realistlik, ehk siis see on sama suur, kui see oli näiteks 19. sajandil vaadates 20. sajandisse. Siis teine asi. Keerberg ütles, et me kasutame ressursse paremini kui enne. Me ütleme, et tegelikult nagu see, et ta arvab, et me saame kuidagi lõpmatut maad kasutada, on lihtsalt vale. Sellepärast, et esiteks me juba teame, et paljud asju jääb juba vähemaks, nagu näiteks mulda. Teiseks, tehnoloogia võib olla cool, aga aatomite arv maakera sees on piiratud, eks ole, neid aatomeid ei tule kuskilt juurde. Ja kolmandaks, see, et nagu hakata mingeid asteroide kaevandama, on nii kaugel, et see nõuab sellist tehnika arengut, millest ma kohe teile räägin, et see toob kaasa suuremaid kahjusid, kui see, et me saame mingit hõbedat kuskilt mingi asteroidi pealt kaevandada. Kolmandaks, Keerberg rääkis sellest, et inimestel on rohkem võimalusi, on sellel rohkem võimu, me arvame, et võim ei võrdu õnnelikkusega, selle asemel me peame nagu analüüsima, mis toimub selle inimese peas, mingit sellist analüüsi Karl meile ei pakkunud, meie pakume. Nüüd, 3 argumenti. Esiteks, keskkond. Mida me näeme, siis mis tänasel päeval toimub? Meil on, eks ole, me näeme kliima soojenemist, me näeme ressursside puudust, me näeme seda, kuidas teatud maapiirkondades on puudu joogiveest, me näeme seda, kuidas teatud maapiirkondades on puudu mullast või muudest loodusvardest, me näeme seda, et ka mõned maavarad kipuvad otsa lõppema või vähemalt meil ei ole neid nii palju, kui meil on nagu selleks arenguastmeks, kus me praegu oleme, näiteks mingi liitiumit, me saame mingist ühest peamisest kaevandusest kuskil Lõuna-Ameerikas, Boliivias, kui ma õigesti mäletan. Ehk siis, meil on ressursside puudus, me oleme üldiselt oma seda atmosfääri pekki keeramas ja see toob kaasa erinevaid probleeme. Need probleemid tulevad kõik sellepärast, et me oleme jõudnud hetke, kus meie planeet on ülerahvastatud, meil on rohkem inimesi, kui me suudame siin tegelikult õnneliku eluga varustada. See tähendab seda, et meil on tekkimas konfliktid nende piiratud ressursside pärast, näiteks meil on veega seotud siis sõjalised konfliktid, kus inimesed päriselt ka surevad, eks nad ei ole seal õnnelikud, Lähis-Idas, eks ole, Aafrikas, Saheli piirkonnas või siis Lõuna-Aasia, mis on nagu eriti karmilt ülerahvastatud. See tähendab ka seda, et kui meil on rohkem neid inimesi, siis seal levivad rohkem haigused, kiiremini ja haigused ka arenevad edasi kiiremini, sest et lihtsalt kui meil on rohkem erinevaid genoomi komplekte maakera peal, siis neid mutatsioone saab juhtuda rohkem ja me saavad areneda välja uued haigused, mis saavad kiiremini levida, kuna meil inimesi lihtsalt per ruutkilomeeter on rohkem. See tähendab, et nagu inimesed on haiged ja nad ei ole õnnelikud. Nüüd, teine asi, tehnika areng. Vaatame väga lihtsalt. Võrdleme nagu inimest, kes käis koolis 1990-tel, inimest, kes käib koolis täna nagu 21. sajandi 10-tel. Laps keskmiselt koolis on jäänud rumalamaks, sellepärast, et meil tehnika on vahepeal arenenud. Nagu meil on arvutid, mis teevad ära paljusid neid asju, mis enne oli inimeste jaoks see intellektuaalne väljakutse. Näiteks tänapäeva lapsed arvutavad oluliselt halvemini peast, kui seda tegid need, kes käisid koolis 90-tel. Sellepärast, et siis ei olnud veel igal lapsel oma kalkulaatorit. Tänapäeva lapsed ei pea nii palju mõtlema nagu mingisuguste analüüsima mingi keerulisi tekste, sellepärast, et seda analüüsi jõuab nendele nii palju rohkem, sellepärast, et meil on internet. Nüüd, esimene probleem, et inimesed on rumalamad. Ma arvan, et see on üldiselt halb, sest see ei võimalda neid teha elus tarkasti otsuseid ja viia ennast sinna õnnelikkuseni. Teiseks, me oleme jõudnud tehnika arenguga sinna, kus on realistlik, et meil tuleb see tehisintellekt, mis nagu mingil hetkel, esiteks ta võib nagu kontrollida ühiskonda või midagi, mis see singulaarsus on, aga teiseks meil on sellest sõltuvus, on ju. Me ei suuda enam teha paljusid neid asju, mida me enne suutsime ilma selle tehnikata. Need Triinu Jõgisaar ei suuda elada ilma arvutita, nagu me näeme. Nii, ja kolmandaks, see tehnoloogia areng, mis meil on olnud, on toonud meile sellised asjad, mis võivad meie elu põhimõtteliselt päeva pealt ära lõpetada. Näiteks meil on olemas tuumarelvad, milles on võimalik, eks ole, et kui keegi üks inimene teeb vea, siis selle inimese vea pärast lasevad USA ja Venemaa terve planeedi õhku ja kõik inimesed hukkuvad, õnnelikkust ei jää enam üldse järgi. Selleks, et nagu valitsus saaks seda argumenti ümber lükata, nad peavad näitama, et tõenäoliselt, et inimesed ei tee tulevikus viga, on 0. Edu sellega. Kuna see inimkonna tipphetk siis oli kas aastal 1900? Ma arvan, et see nagu täpne aasta ei ole nagu tingimata vaja ära näidata, eks ole. Ma arvan, jah, see oli mõni aeg tagasi, nagu praegult me oleme ikkagi veits juba allakäigu teel. Nüüd, kolmas ja väga oluline asi, info levik. Sellepärast, et kõik need asjad, millest ma rääkisin enne, on, eks ole, objektiivselt halvad asjad, mis on teinud maailma meie ümber halvemaks ja seetõttu vähendanud inimeste õnnelikkust. Nüüd, meil on siin ka probleem, et meil on asi, mis tekitab subjektiivselt halvemat tunnet inimestel. Tänapäeval info levib väga kiiresti, kuna meil on olemas internet. See tähendab seda, et globaalselt praktiliselt hetkega me võime teada saada kõike, mis igal pool toimub. See tähendab, et palju rohkem infot jõuab üldiselt inimesteni.
Ja loomulikult siis inimesteni jõuab eelkõige selline info, mis tekitab neis mingisuguseid emotsioone, sest et see on see nagu ärimudel, kuidas informatsiooni levik üldiselt toimib, inimestes üritatakse neid emotsioone. Ja loomulikult kõige paremini müüb negatiivne informatsioon, ehk siis tänu sellele info laiemale levikule on inimestel tunne, et toimub maailmas palju rohkem halbu asju, kui varem toimus, ehkki neid asju toimub võib-olla sama palju, võib-olla isegi vähem, aga inimestele tundub, et neid toimub rohkem. See tähendab, et nende meelest maailm on üha halvem koht, see tähendab, et tegelikult see infolevik ei ole tulnud inimkonnale kasuks, ehk siis inimkonna nagu subjektiivsest vaatepunktist parimad päevad olid varem ära, sellepärast, et varem üldiselt elu oli muretum, nagu sa ei pidanud muretsema sellepärast, et kuskil Kambodžas mingisugused, ma ei tea, tiigrid hukkuvad, sa lihtsalt ei teadnud sellest. Hukkusid nad siis või tegelikult mitte. Ehk siis kokkuvõttes, me näeme, et on olemas objektiivsed põhjused, miks elu läheb halvemaks, ülerahvastatus, keskkonna hävimine, ressursside puudus. Tehnoloogia on meid mõjutanud negatiivselt, eks ole, ka objektiivselt ja meil on subjektiivsed põhjused läbi selle infoleviku, mis on niivõrd palju kirenud, et inimestel lihtsalt tundub, et neil elu on palju halvem, me kahetseme kõik seda, me arvame, et inimkonna parimad päevad on juba selja taga. Aitäh! Võib-olla Martin küsis mulle õigus. Tulevikus võib tulla konflikt. Keegi võib-olla kogemata võib tuua nuppu ja me kõik sureme ära. Me ei tea Karliga, kas see juhtub 10 aasta pärast, me ei tea, kas juhtub 100 aasta pärast. Mida me teame, on see, et üks päev enne seda konflikti on maailmas parem, kui see on täna, ja see on kõik, mis me tõestama peame. Me ei pea tõestama seda, et inimkond lõpuni välja, see trend läheb alati paremaks, vaid see, et see kuu täna on parem kui eelmine kuu ja üldiselt see aasta keskmiselt on parem kui eelmine aasta. Mõne kõikumistega, aga keskmiselt see on tõde. Esiteks, mida ütleb meile Martin Püüsma? Ta ütleb, et kriteerium on õnnelikkus, mitte selles, mis me ütleme. Aga Karl juba ütles teile, need 2 kriteeriumid, turvalisus ja vabadus, on eeldused selleks, et saaks olla õnnelik. Selleks, et saaksid olla õnnelik, see pead olema elus. Selleks, et saaks olla õnnelik, see peaks kartma seda sõjaseisundit, mis on siis, kui sul oli ühiskonda ja sa tead, et elu on short, brutish and mida iganes veel see Thomas Hobbes kunagi ütles. Nii et jah. Ja teiseks, et olla õnnelik, sul peab olema vabadus. Sul peab olema vabadus teha seda, mida sa soovid. Sa pead saama tegema seda, mis toob sulle õnnelikkust. Ja kui sul on see turvalisus ja vabadus tagatud, siis sa saad teha ja luua oma elu täpselt sellisena, nagu see teeb võimalikult rohkem õnnelikuks. Mis siis meil edasi ütles? Sest konfliktis suremine on nüüd, konfliktid on jäänud suuremaks. Esiteks, ei, sest rahvaarv on nii kiiresti suurenenud, siis kuigi see konfliktide arv võib olla jäänud umbes samaks, kui see rahvaarv on nii palju suurem, siis see palju keskmised inimesed konflikte oma elus tunnetavad, on palju väiksem. Teiseks, siis ei olnud konfliktid mitte ainult, minevikus olnud konfliktid mitte ainult sõjad, vaid ka palju rohkem teisi asju. Sul naaberhõim tuli sind rüüstama. Või palju väiksemad mikrotaseme konfliktid, näiteks see, kui palju oli relvastatud kuritegevus, kui palju inimestele anti tänavatel luga, kui palju inimesi mõrvati suurtes linnades. Muidugi see oli ma ei tea, mis aega nad üldse kaitsevad, muidugi see oli nendel aegadel parem, sest keskmiselt niisugused asjad on läinud paremaks. Siis ta ütles, et ei, keskkond läheb harvemaks. Keskkond läheb harvemaks. See lõpuimpact on see, et inimesed on rohkem koos ja siis meditsiiniga on halvad või rohkem inimesed on haigemad. Aga see on arusaadavalt empiiriline tõde, et täna on inimesed tervemad, kui nad olid 100 aastat tagasi. See tehnoloogia areng, mida inimkond on meile pakkunud, saab meil lahendada neid probleeme. Ma pärast lükkan see argument ümber ka selle tuuma, aga empiirika pealt see pole arusaadavalt tõsi. Siis nad ütlesid, et tehnika on halvemaks teinud, sest lapsed on rumalad. See on loll. Lapsed ei ole rumalamad seepärast, et miljarditel inimestel rohkematel on täna võimalik saada haridust kui 100 aastat tagasi. Võib-olla see keskmine laps, kes koolis käis, on täna rumalam kui enne, aga need inimesed, kes käivad koolis, on miljardid inimesi rohkem, kui need olid 100 aastat tagasi. Siis tähendab muidugi keskmiselt laps peab olema targem, ma ei tea, mis õnnelik tarkus tegelikult ei üldse ka õnnelikuks inimest, nii et see on sitt argument no matter what. Ja teine, et tehnika tuleb singulaarsus, AI võtab kõik ära. AI võib olla hea, AI teeb meie eest asju, mida me ise ei oska või ei taha teha ja pakub inimene seda tuge, mida kuskilt leidnud. Lõpuks see tuumarelva argument,
tõsi, jah, mingi hetk võib tulla tuumarelv, aga nad peavad tõestama, miks see päev enne tuumakatastroofi on halvem kui täna. Karl tõestas, miks trend on minevikus liikunud meie pooles ja miks on need eelsed, miks see peaks ka tulevikus sedasi minema. Nüüd, see, see nagu meditsiini asi on ju. Nüüd see, aga mingi hetk keskkond saab otsa. Nagu me oleme minevikus vaadanud ja neil on ühtegi põhjust, miks see nagu, miks seekord me seda neid tõkkeid ei saaks ületada. Kui me oleme minevikus vaadanud, siis need inimesed on alati olnud, kes ütlevad, et seekord inimkonna areng peab lõpuni. 17. sajandil niisugune Memphis, et me ei saa kunagi üle teatud piiri inimestele toitu pakkuda, seepärast me lihtsalt ei ole nii palju maad. Ta ei teadnud, et me leiutsime väetised ja kurat saime hakkama, on ju. Me ütlesime 50, et selline majanduskasv ei saa lõpuni kesta, aga siis 90 ja 80 me leiutsime laiatarve börsid, mis lubas inimestel võtta riski ja need inimesed, kes ei taha seda riski, see nii-öelda offloadida teistele inimestele. Me oleme alati arvanud, et inimene saa sellega hakkama, aga me oleme alati siiamaani saanud. Nad peavad tõestama, miks seekord on kõik nii erinev, sest ise kui ressursid on piiratud ja kõik asjad maailmas on piiratud, mis on piiramatu, mida Karl ütles, on inimeste geenius või inimkonna geniaalsus, et kuidas me saame neid probleeme lahendada. Me oleme seda alati minevikus teinud, nad pole ühtegi põhjustanud, miks me tulevikus ei peaks seda tegema. Miks on see argument, miks see peaks tulevikus juhtuma, mis on meie positiivne case? Seepärast, et nagu ma enne hoopsidikult ütlesin, enamus inimestel on elu enamus minevikus olnud päris pask, on ju. Aga, ja enamus sellest maailma kasust, mis on loonud meile neid häid asju, mis on objektiivselt head, meditsiin, tehnoloogia, kuidas inimesed saavad rohkem turvalisust ja kõik see ühiskonna mudel, kus inimestega arvestame ja loome neile heaolu, see on enamus tulnud läänest. Täna meil on miljardid inimesi maailmas, kelle talent ja võimekus pole veel lahti lukustatud. Meil on India, Hiina, enamus Aafrikast, kus inimesed, kel on potentsiaali pakkuda ühiskonnale, inimkonnale väga suurt kasu, täna ei saa sellele pakkuda. Sellepärast nad pole enne võib-olla saanud haridust, mis täna on palju suurem hulk inimesi kui enne. Sellepärast nad võib-olla enne pole olnud demokraatlikul riigikorda, mis on täna palju suurem tõenäosus kui homme. Ja kõik need inimesed, kui me oleme nõus, et näiteks Silicon Valley's inimesed suudavad pakkuda ühiskonnale mingit kasu või Saksa insenerid suudavad pakkuda inimeskonnale kasu, siis tulevikus on need inimesi, kes suudavad seda kasu pakkuda palju rohkem, siis me saame lahti lukustada seda talenti ühiskonnas, mis siiamaani on lahti lukustamata. Miljardid inimesed üle kogu maailma, kes täna võiksid pakkuda ühiskonnale täpselt sama palju õnnelikkust kui Steve Jobs oma iPhone'iga, on täna veel kuskil Bangladeshi või Mumbai tänavatel, aga järgmine 100 aasta pärast, 50 aasta pärast, kus on ülikooli lõpetanud, nad võivad kasulikud. Joodan. Ja, kas Soomes on inimesed õnnelikud? No mostly mitte sellest, nad elavad Soomes, aga muidu jah, kui nad nagu võrdeliselt sellega, kui õnnetud olid Soomes inimesed 50 aastat tagasi, olid palju õnnelikumad. Ma lugesin Nogi ja Tipi raamatut selle kohta, kui tema käis 50-60 koolis, siis oli niisugune asi nagu hundioht, kui sa Põhja-Soomes läksid kooli, siis iga aasta 10 inimesed surid ära, sellepärast, et hundid sõid nad teel kooli ära. See ei ole täna enam Soomes probleem, mis tähendab, see on arvatavasti õnnelik, et nad suudavad ennast huntide eest kaitsta ja nad sellepärast on parem, et nad on siiski õnnetud, seal on soomlased, aga võrdeliselt minevikuga nad on õnnelikumad ja ütleme, et tulevikus hundid on Põhja-Soomes veel rohkem ära kaotud, on ju. Et see probleem, see hundi laiendus siit on välja võetud. Jah, ja lõpuks see ühiskonnas õnnelikkust loov ühiskonnamehhanism, selle vajastan, mis pakub meile kaitset selle igavese sõjaseisukorra eest, mis inimesele pakkuda. See pole maailmas veel igale poole jõudnud, aga trendid näitavad, et need jõuavad igale poole. Demokratiseerimine maailmas demokraatia jõuab maailmas aina rohkemate hulkade inimeste. Inimese õnnelikkus on see, kui hea ta elu on, siis demokraatlikud riigid keskmiselt pakkuda inimestele palju rohkem ja paremat elu. Kui rohkem hulk inimesi suudab seda pakkuda, see on hea ja lõpuks 100 tagasi oli inimesi palju vähem. Mis tähendab, et nüüd on inimesed rohkem, isegi nad natuke õnnelikumad, netosumma õnnelikkus on suurem, mis tähendab, see on parem ja hääletage Piradose poolt.
turvalisus ja vabadus on arbitraarsed kriteeriumid, mille põhjal seda väitlust hinnata. Mille põhjal me päriselt peaksime hindama seda väitlust on see, kas summaarselt inimesed muutuvad õnnetumaks või muutuvad õnnelikumaks. Meil on hetkel nagu kasvav populatsioon, eriti seda arengumaades, kus inimesed järjest enam tunnevad oma nahal ressursside puudulikkust, nagu väga paljud inimesed veel rohkem surevad lihtsalt seal nagu janusse, nälga või siis muudesse nagu keskkonnast tingitud asjadesse, mis tähendab seda, et tegelikult meil tulevikus on palju rohkem inimesi, kes summaarselt kannatavad. Ja ma arvan, et selle põhjal me peaksimegi seda väitlust hindama, nagu kas neid inimesi, kes kannatavad tulevikus, on tõenäoliselt rohkem, kas me oleme juba sellest punktist möödas, kus meil on nii-öelda neid õnnelikke inimesi maailmas rohkem kui õnnetuid, kas me pigem liigume selle halve asja suunas. Meie avavast nagu opositsioonist peame teile ära näitama seda, et eilne päev oli selle koha pealt parem, kui on homne päev või tänane päev, sellepärast, et nagu rohkem inimesi kannatab täna ja homme, kui näiteks kannatas eile. Nagu ma arvan, et see peaks olema selle väitluse kriteerium. Oma kõnes esiteks ma räägin ära, mis on see fundamentaalne probleem, mille pärast me oleme nagu sellel nagu languse joonel, mitte tõusujoonel, ja teiseks nagu näitame ära, kuidas kõik need perimeetrid, nad oli hästi palju avavast valitsusest tegelikult ka muutuvad halvemaks läbi selle fundamentaalse probleemi, mis hetke juhtub. Ei aitäh. Kipub ära unustama selle, et kogu maailm ei ole arenenud läänemaailm. Ta võib meile rääkida ainult mingisugustest arengutest ja vahvatest asjadest, mis juhtuvad osas maailmas, aga ta ignoreerib tegelikult seda, kus elab enamus osa inimkonnast, mille üle tegelikult käib see väitlus. Ja tegelikult see on Indias, Hiinas ja Aafrikas, mis on need piirkonnad, mis kannatavad kõige enam ressursipuudulikkuse all. Ressursipuudulikkus on see fundamentaalne probleem, mille pärast inimkonnal läheb järjest halvemini iga päevaga. Mida see tegelikult tähendab, ongi see, et meil nagu on otsa saamas vesi, energia ja toit, 3 fundamentaalset asja, millele kõik muud meie heaolud, nagu meditsiin, tehnoloogia areng ja üldiselt meie heaolu ja õnnelikkus tegelikult baseeruvad, sellepärast, et meil ei saa olla toitu, kui meil ei ole joogivett, meil ei saa olla energiat, kui meil ei ole inimesi, kes töötavad selle heaks. Ehk siis tegelikult kõik asjad, mis meil on nendel ressurssidel ja nendel 3 nagu neksuse sektoritel, on ju. Kui need 3 asja kaovad, see tähendab seda, meiega on läbi. Ei aitäh. Mille pärast ei ole nagu väga tõenäoline, et ressursse tekitatakse kusagilt juurde, näiteks, ma ei tea, Marsilt või kust iganes. Ma arvan, et see lihtsalt ei ole tõenäoline, sellepärast, et see hetkel ei ole veel tehnoloogiliselt võimalik. See võib-olla on väga pika aja pärast, aga senikaua me oleme languse joonel ja me tegelikult ei saa garanteerida, et me jõuame kuhugi kosmosesse ja siis hakkab inimestel paremaks minema. Pigem on tõenäoline see, et senikaua, kuni me sinnani jõuame, ressursid maalt saavad otsa, inimestel on halb ja see on lihtsalt utoopiline stsenaarium, mis tegelikult ei ole väga tõenäoline juhtuma. Võtame läbi kõik need perimeetrid, mis nad tõid, mille põhjal võiks nagu hinnata inimeste mingi rahulolu õnnelikkus, mis kõik võib tulevikus paremaks minna. Miks see tegelikult ei ole nii? Et nagu see väitlus on väga lai, see teema üleüldiselt, seega 5 asja põhiliselt, mis nad ütlesid, on ju. Esiteks, ressursse tuleb juurde, sest me läheme kuule ja toome neid kusagilt mujal. Pole tõsi, lihtsalt ei juhtu, on ju. Juba näitasin ära, väga utoopiline stsenaarium. Me näeme reaalselt, kuidas iga päevaga ressursse tarbitakse järjest enam toodetakse prügi, järjest enam inimpopulatsioon kasvab, on ju. Me näeme seda trendi. Me pigem usume seda, mida me siiamaani oleme näinud ja mis nagu teadlased ennustavad kui seda, et võib-olla Keerberg ütleb, et me jõuame mingisugust materjali, ma ei tea, kosmosest tuua, on ju. Teine perimeeter, mingisugust nagu, ei aitäh, konfliktid, mis on see, mille põhjal võib seda hinnata. Nad ütlevad, et konflikte jääb järjest vähemaks. Jällegi, Erik Hammer unustab ära, et me ei räägi siin ainult arenenud läänemaailmast, on ju. See ei ole niimoodi, et meil on nagu nüüd tohutu mingi rahu ja see kestab igavesti, see lihtsalt ei ole tõsi. Nagu ta rääkis meile sellest, kuidas mingi hõimude vahelised konfliktid, on ju, mis hetkel endiselt toimuvad tegelikult näiteks mingisugune nagu Aafrika riikides või siis näiteks kusagil Aasias. Meil on endiselt need hõimude konfliktid, küll aga mis on tähtis, on see, et need konfliktid on hetkel hullemad. Sellepärast, et me oleme jõudnud tehnika arengust sinnani, kus inimesed saavad ära kasutada palju hullemaid asju selleks, et teha teineteisele liiga, piinamisrelvad, tuumarelvad, mingisugused muud nagu asjad, mis võivad tekitada väga palju rohkem kannatusi kui minevikus näiteks teine maailmasõda või esimene maailmasõda üleüldiselt on inimkonnale põhjustanud, eks mille pärast iga suurem sõda, mis meil tuleb, iga maailmasõda on järjest enam destruktiivsem, see tähendab rohkem kannatusi inimestele, konfliktid on endiselt käimas sama palju, kui need toimusid minevikus ja nende tõsidus on tõenäoliselt tulevikus, mistõttu tegelikult meie võidame ka selle perimeetri, on ju. 4. info, sellest räägin natuke hiljem. 5.
aitäh, söögi tootmine, me näeme, et ei, nagu jällegi me ei räägi ainult läänemaailmast, nagu need keskkonnaprobleemid, mis tekivad selle nagu neksuse puudulikkusest ja ressursside nagu sellest, mis kaob ära, tähendab seda, et nagu järjest enam inimesed, kes ei ela arenenud maailmas, hakkavad selle põhjal kannatama. Näiteks kliima soojenemise tõttu, mida me põhjustame oma ressursside kadumisega, on see, et nagu temperatuur tõuseb näiteks, ma ei tea, tõuseb Aafrikas, mis tähendab seda, et nagu inimesed ei saa näiteks Keenias enam kasvatada oma põllul endale toitu, või siis näiteks inimesed Lõuna-Sudaanis nagu sõdivad nende ressursside pärast, sellepärast, et neil ei ole neid sama palju. Ehk siis nagu toitu tegelikult ei tule juurde, neid ressursse kaob ära, inimpopulatsioon tõuseb, inimesed summaarselt muutuvad vähem õnnelikuks, sellepärast, et nende nagu põhivajadused ei ole kaetud, on ju. Viimaseks, meditsiin ja eluiga. Me arvame, et see, et läänemaailmas meditsiin on muutunud paremaks, ei kompenseeri kuidagi seda, näiteks mingid nagu arengumaades meil on inimpopulatsioon tõusmas, kes kõik on muutunud õnnetumaks, kes kõik on muutumas õnnetumaks, mis tähendab seda, et nagu neil on tegelikult üleüldiselt halvem olla. Ehk siis kuna me oleme teile ära näidanud selle, et nagu hetkel toimub ülepopulatsioon, toimub see, et meil on kliima soojenemine, mistõttu nagu nendes kohtades, kus meil asub suurem osa elanikkonnast, on tegelikult elukvaliteet halvenemas. See tähendab seda, et me tegelikult inimpopulatsioon kui tervik, mida me peaksime võtma, liigub halvemas suunas. Nemad ütlevad, et nad saavad keskklassist välja, et nad saavad vaesusest välja keskklassi ja see tekitab nende nagu Hiina, India inimeste elukvaliteedi paranemisest. Ei, nagu keskklassi jõudmine vaesus tähendab suuremat tarbimist, mis tähendab veel rohkem pingeid nendel ressurssidel, mis tähendab seda, et veelgi enam hakkavad tegelikult inimesed kannatama. Ma arvan, et me liigume tegelikult selles suunas, kus inimestel on lõppude lõpuks halb olla. Info. Ma arvan, et mida vähem infot on inimesel üleüldiselt, seda õnnelikum tegelikult see inimene on. Mida rumalam on inimene, mida vähem ta teab, seda õnnelikum see inimene. Mistõttu isegi keskajal või ärge näidake näpuga mu tiivikaaslas poole, isegi keskajal olid inimesed õnnelikumad, kui nad on praegu, sellepärast, et nad ei teadnud nii palju asju, nad ei pidanud muretsema nii paljude asjade pärast. Ehk siis põhiline asi, mis me võidame selle väitluse, on see, et ressursid saavad otsa, see on fakt, mida ei saa ümber lükata ja see tagab selle, et kõikidel inimestel muutub elukvaliteet halvemaks, nad on õnnetumad, sellepärast me võidame, aitäh. Me arvame, et inimkonna parim päev jõuab kätte siis, kui kõigil inimestel on võimalik oma elu võimalikult hästi realiseerida enda kriteeriumite alusel. Me arvame, et me laiendame seda kriteeriumit või lähme siin kaugemale esimesest valitsusest, sellepärast, et nemad kaitsevad seda nagu turvalisust, vabadust, neid praktilisi väärtusi, mis inimese elu siis piiravad. Me ütleme teile, et meie katame ka neid inimesi, kes eelistavad turvalisuse asemel näiteks kuulsust, vabaduse asemel näiteks mugavust. Me räägime ka nendest inimestest, kelle elu on objektiivselt vilets, kes elavad näiteks sõjakoldes, aga kellel me arvame, et ikkagi iga tuleva päevaga nende elu on parem, nende õnn, mida nemad võivad enda elu kontekstis saavutada, on suurem, kui nad oleksid samas kontekstis võinud teha seda minevikus. Seega esiteks ma räägin esimeses argumendis, kuidas need indiviidi valikud laienevad ning teiseks ma räägin sellest, miks oluliselt tähtsam nendest praktilistest asjadest inimese elus on intellektuaalsed asjad, kunst, kirjandus ja ideed, sellest tuleb teine punkt. Esiteks, kaks eraldiseisvat ümberlüket. Mida nüüd ütlevad meile, et on see, et planeet on ülerahvastatud, ressursid piiratud, meil on haiged, meil on tehnoloogiast sõltuvad inimesed ja tegelikult selle võrra meil on siis kõik halb. Me arvame, et inimesed tegelikult ei arvesta oma elu oma õnne võrdluses siis seda maailma keskmist. Nad ei arvuta kokku, et kui õnnelik on keskmine inimene, kas mina olen sellest kehvem ning kas selle läbi siis mina peaksin tundma ennast hästi või halvasti. Me arvame, et inimesed
otsustavad, kas nad on õnnelikud selle võrra, et milline on nende kontekst, millised on nende kogemused, milline on olnud nende varasem elu, milline on nende, tuttavate ja perekonna elu nende ümber ning sellest olenevalt, kas nemad tunnevad ennast õnnelikult, kas nendel on võimalik siis saavutada enda jaoks käegakatsutavaid mingeid väärtuseid, enda elu viia sellisel viisil, nagu nad tahavad. Me arvame, et haigused või saamatus ilma tehnoloogiat olla on tegelikult sinu kontekst. See on see, millega sa oled elus leppinud, see, et sinu külast enamus elavadki, selles mingis teetanuses ning see ongi sinu jaoks suhteliselt siuke nagu, see on osa elust, aga see, mille alusel sina siis võtad selle kriteeriumi, kas sina oled õnnelik ning seeläbi, kas siis inimkond saab olla õnnelik, ongi see, kuidas see indiviid ise tunneb, et mida tema selles kontekstis saab teha, millised valikud tal on. Ning teiseks nad räägivad siis sellest, et mingi hetk saab kõik otsa ning siis meil otse loomulikult ei saa elu jätkuda. Me arvame, et see on tõsi, isegi kui meil saavad mingi hetk kõik asjad otsa, siis me praegu peaksime nautima seda, mis meil on. Praegu meil järjest asjad lähevad paremaks, iga päevaga meil lähevad võimalused rohkemaks ning isegi kui üks hetk saavad, loodusressursid maailmast otsa, siis võib-olla tõesti on liiga hilja, aga me ikkagi tõestame teile selles kaasuses ära, et selle katastroofi ja praeguse hetke vahel on oluliselt paremad stsenaariumid, mis realiseeruvad siis nende järgmistel aastatel, mis ei ole veel kätte jõudnud. Esiteks rääkides nüüd sellest indiviidi valikutest. Me näeme, et sünnipärasus on see, mis on nagu kõige hullem asi selle inimese elus, sellepärast, et sünnipärasus on see, mis lisaks sinu kontekstile võib ka määrata ära sinu mingid vabadused selles sinu enda elu konteksti sees. Praegu me näeme, et meil on järjest rohkem liikumisi, järjest rohkem riike ja liitusid, kes võitlevad selle eest, et inimesel oleks õigus nagu lihtsalt sellepärast, et ta on inimene, ükskõik millises kontekstis ta on, siis ennast paremini realiseerida. Me arvame, et minevikus on olnud objektiivselt halb olla näiteks naine või olla nõrk mees või olla gei või mustanahaline, sellepärast, et võim on olnud otsustatud selle poolest, kes on tugevam, näiteks kakluses. Me arvame, et praegusel hetkel, kui me liigume järjest rohkemates riikides demokraatia poole, siis järjest rohkematel inimestel, olenemata sellest, millised on need mingid, tema riigi GDP, siis olenemata sellest on temal rohkem võimalusi isegi nõrgamehena näiteks tõusta poliitilisele poodiumile. Lisaks me arvame, et need võimalused on varasemalt otsustanud näiteks sugu. Seega, kui feminism on ju ajaloo jooksul järjest rohkem saavutanud erinevaid asju, seega me näeme, et kui näiteks 80-ndatel alles keelati paljudes riikides ära mehe poolt oma naise peksmine või aborti veel lubatakse praegu väga paljudes riikides, nagu iga aasta rohkemates, me arvame, et Saudi Araabia naised said autoroolis istumise õiguse ka väga-väga hiljuti. Kõik need muutused juhtuvad praegu ning neid on kõvasti veel juhtumas, mis kindlustab selle, et isegi kui sa oled naine Saudi Araabias ning meie ütleks küll, et sinu elu on ju natukene vilets, sellepärast, et sa pead kandma neid riideid ja mis iganes, sul ei ole neid õiguseid, mis sul võiksid olla ja võib-olla sul on seal ka vaesus, aga me arvame, et olenemata sellest, milline on see sinu objektiivne kontekst, kui sina saavutad selles riigis järjest rohkem neid õiguseid, et sa võid nüüd autoga sõita, sa võid teha asju, mida sa varem pole tohtinud, siis selle inimese õnn selle võrra kõvasti suureneb. Jah. Kunagi neid autosid üldse, siit on naistel isegi probleem, et nemad ei saa võtta meestega rooli. Me arvame, et siis, kui neil ei olnud neid autosid, siis tegelikult neil ei olnud ka võimalus, valida näiteks, või neil ei olnud võimalus kodust lahkuda. Me arvame, et nende nagu elu selles kontekstis olnud viletsam, sest nad tundsid, et nende sünnipärane ebaeelis tingis selle, et nende elu on veel õnnetum, kui see võiks parasjagu olla. Teiseks, rääkides nüüd nendest intellektuaalsetest väärtustest siin väitluses. Me arvame, et sõjad, loodusprobleemid, haigused, need on alati olnud ja on edasi ka. Meie ei ürita teile väita selles väitluses nagu esimene valitsus, et need kõik asjad võiksid kuidagi nagu kogu aeg paremaks minna ja laheneda. Me arvame, et see on fine, isegi kui meil need asjad säilivad. Me arvame, et praegune maailma tendents näitab pigem seda, et vahepeal haigused lähevad vähemaks, vahepeal neid tuleb juurde, vahepeal loodusprobleeme läheb vähemaks, vahepeal tuleb juurde. Me arvame, et see on niisugune fluktuatsioon, millega me peame leppima. Mis on objektiivselt maailmas suurenenud, on intellektuaalne potentsiaal. Meil on alati rohkem kunsti, kirjandust ja ideid, iga päev, iga aasta järjest rohkem. See tähendab seda, et tulevikus ei kao sul see minevik ära, seega kõik need ideed ja kõik need teosed, mis on juba loodud, need ei kao sul kunagi tulevikus ära, seega ükskõik milline on sinu eelistus või millist väljundit sa soovid oma elus saada või millist kunsti sa soovid tarbida, iga sekund tekib sulle valikuid juurde, aga neid ei jää kunagi vähemaks. Seega me arvame, et inimestel on tulevikus võimalik nautida kõike eelnevat,
pluss ka uusi asju, mis tähendab, et neil lihtsalt on palju rohkem valikuid, mille seast siis oma seda nagu halba argipäeva näiteks lahendada, mille abil saada leevendust nendele probleemidele, mis nende elus võivad olla ning mis me ütleme, et on alati olnud ning on edaspidi ka. Seega me arvame, et oluline on just see inimkeskkonna väline osa, see, mis nagu sinu kontekstis aitab sul defineerida enda õnnelikkust, seega see, kas sa tunned, et olenemata oma sünnist sina saad ennast realiseerida, sina saad selles keskkonnas võrreldes teistega võrdselt palju toredaid asju teha, mille alusel sul on nagu võimalik võrrelda seda oma õnne, pluss me arvame, et sinu võimalus tarbida nagu seda mingit kunstikultuuri ja kõiki toredaid asju, mis on sul olemas, olenemata sellest, mis on su füüsiline keskkond. Aitäh! Mina siis teen seda siin selles kõnes, et ma ütlen, kus oli parem ja ütlen, miks me enam sinna tagasi jõua. Ma võib-olla isegi kohe ütlen selle välja, Eiki tegi enne ukse taga nalja, et teeme sellise tulevikus versus Kiviõja võrdluse ja see ei olnud nali, ma teengi seda. Ja ma teen seda päriselt Rousseau võtmes. Aga räägime enne natuke siis siin meie eelkõnelejatest. Esiteks Eerik räägib meile siin eksponentsiaalsest kasust, tuleb tohutu eksponentsiaalne õnn. Ja me näeme, et tõesti eksponentsiaalne liikumine on inimkonnas olemas, kas siis mahu poolest või mingite leiutiste poolest ja nii edasi. Aga nii nagu leiutati püssiroht, tulid sellega kaasa tapvamad sõjad, nii nagu leiutatakse vaktsiin, areneb sellest välja uus haigus ja nii edasi. Me näeme, et eksponentsiaalsed kasud, mida nad välja toovad, käivad käsikäes eksponentsiaalsete kahjudega. Aga need ei ole üldse need asjad, mida me tahame taotleda, me arvame, et need on lihtsalt nagu virvarr on ju selles asjas, et lihtsalt rohkem asju. Me arvame, et see ei ole okei. Ja siis nad ütlevad, et see õnn põhimõtteliselt tuleb tuleviks, et anname põhimõtteliselt iPadi Kiviõja inimesele, küll ta on õnnelik, on ju. Aga me arvame, et see Kiviõja inimene väärtustas seda iPadi ja need väärtused, mida me tahame luua siin maailmas, see õnnekriteerium hoopiski teine. Meie ütleme, et õnnekriteerium on kõikide individuaalsete õnnede summa esiteks ja teiseks me ütleme, et see õnnekriteerium ei seisne mitte üleüldiselt selles, et kui palju rohkem asju sul on või kes on ju aitäh sureb rikkamana, vaid me ütleme, et õnnekriteerium on see, et sul on hea olla. See ei tähenda isegi seda, et sa oled ülitark või see ei tähenda seda, et sul on kõik maailmas olemas, vaid see tähendab seda, et see võib olla kõige kitsam asi umbes nagu, et sa oledki see eremiit seal kuskil mäe sees, aga tunned, et jõle hästi. Ei, aitäh. Aga siis mulle räägitakse ka siis võimalustest, tohutult luuakse võimalusi on ju mul ühiskonnas ja nii edasi. Ma arvan, et see on veits nihkes nagunii. Nad ütlevad mulle, et mul on võimalus sisuliselt osta kokku Tallinna börs. No on ja on ju, aga kui suur tõenäosus, et ma sinna Tallinna börsi satun seda kõike kokku ostma. Siis on nende maailmas see, et tulevikus eeldavad, et kõik nagunii saavad tõenäoliselt Tallinna börsi kokku ostma. Mis jällegi tekitab küsimuse, kuidas need kõik ostavad Tallinna börsi kokku, kui nad nagunii konkureerivad teineteisega. Ja kui me vaatame tänast maailma, mis on nende arust hästi hea ja hästi palju parem, siis pidevalt see ebavõrdsus suureneb. See, et Erika loeb siin Nokia firma juhi on ju raamatu, kellel elu läheb paremaks, on see 1%, kelle elu päriselt lähebki paremaks. See, mis toimub kuskil Aafrikas nendel inimestel, kes Sudaanis sõjakolde keskel on või nii edasi, nende elu läheb halvemaks just nimelt selle Nokia firma juhi pärast. Ja need essentsiaalsed probleemid, mis tulevad tegelikult ühe suure asjaga, milleks ma nüüd alustan, on siis Rousseau välja toodud üleminek korilas ühiskonnast agraarühiskonda. On ju, naljakas, kui see ka pole, tegelikult minu arust Rousseau toob päris mõistlikud punktid välja. Esimene asi, mis on, Rousseau räägib ebavõrdsusest. Mis siis juhtus? Juhtus see, et tegelikult selles hetkes maailmas hakkas arenema ebavõrdsus. Muidu varasemalt ei aitäh korilas kütiühiskonnas, kõik lihtsalt tuiasid ringi, ei olnud mingit süsteemset asja. Ebavõrdsus kujunes sellest, et mul kujunes maa, mul tekkis ülejääk tootmisel. Mul oli asju rohkem ja ma sain kahmata endale palju rohkem asju. See oli see hetk, kus maailmas tekkis ebavõrdsus. See on see, mida me tulevikus enam kuidagi ära ei lahenda. Kui te tahate kommunismi leiutada, siis kõik need keskakommunismi väitlus on see, et kellelgi ikka südames on mingi väike kadedus, et tahab midagi rohkem saada. Ei aitäh. Nii et see asi on siit juba kadunud selles süsteemis. Teine asi, mis on siis see ahnus, millest ma natuke juba avasin. Ehk siis, kui naabril on rohkem, mis me nägime, Rousseau rääkis meile, tekkisid olukorrad, kus sul oli variant A, sul olid kuskilt mingisugused metsast olid tüübid ja röövisid siin, või variant B, sul oli nii palju raha, et sa said need palgad ja teisi tüüpi röövima panna. Ehk siis, mis tekkis, oli vägivald ja ahnus selles situatsioonis suuremate gruppide vastu, kui see üks hunt on ju, lihtsalt inimesed hakkasid teineteist rappima nüüd. Nii et see hunt ei ole üldse nii suur oht, on ju, hundiga ma saan võib-olla tegeleda isegi, aga see, et mul tuleb 10 jorssi ja paneb oda mulle pähe, see on päris raske olukord juba. Ei aitäh. Siis, mis tuleb rõhumine, ei aitäh, istu maha. Rõhumine selles situatsioonis, kus me näeme, et Rousseau kirjutab, mis juhtus perekonnamudelis. Perekonnamudelis juhtus see, et kõik oli kinni ühes kohas põllulapi juures, sest see andis elu, see andis majandus, see andis kõik. Naine selles ühiskonnas oli lapsesaaja, on ju.
naisel ei olnud võimalust ära jalutada, sest see, mis ta sai majanduslikult, sõltus sellest mehest, kes tema panigi sinna hütti ja ütles kasvata lapsi ja mina sain ju põlluga tööd ja see ongi kõik raha, mis me saame. Korilas ühiskonnas seda ei olnud, naine kui võis küll lapsi saada, võis ka sama hästi ära jalutada teiste meeste juurde nii edasi, on ju. Seal ta sõltus sellest mehest ja see ühiskond pani alustavad rõhumisele. Seda me ka ei taha, ei aitäh istuma. Ja viimane asi, mis me näeme, mida me ka natuke laiendame Rousseau'le juurde, võib meil aitäh hiljem öelda, on roll, on ju. Roll inimesel, et Rousseau kirjutab, et ta peab alati keegi olema, kas seesama mees seal rõhumises situatsioonis on ju, ka tema on omakorda kusjuures rõhutud, sest ta peab alati mingit ootust täitma, on ju, alati peab määr täidetud olema. Aga me aitame natuke Rousseau'd siin juurde, ütleme, et see on ühiskonnas päris kole. Miks ma Soome kohta küsisin, on ju? Soomes on üksitult tohutult suur, Soomes on inimesed tohutult depressioonis, olgugi, et hunte enam ei ole, on ju. Nende igapäevases elus nad peavad selle rolli täitma ja see latt on nii kuradi kõrgel, need võimalused, mis nad ütlevad, on nii kõrgel, et need viivad neid lausa depressiooni, ma ei jaksa kokku osta Tallinna börsi, kurat, võtaks küll. Ei aitäh. Nii et mis me näeme siin sellest on see, et Rousseau ütleb, et meil on tohutu süsteem üles ehitatud. Ja see suur probleem selles situatsioonis on see, et me ei saa selle süsteemi vastu üksikisikuna mitte kuidagi. Korilasena ma sain ringi tuiata ja okei, hunt oli, ma sain sellega tegeleda, on ju. Praegusel hetkel ühiskonnasüsteem tähendab seda, et kuidas ma mõjutan üksikisikuna ÜRO-d või Euroopa Liitu, on ju. No kuradi raske. Ja kui ma jään, kas või kui me vaatame telekatest neid kiirlaine, igasuguseid muid asju, inimesed on hammasvatlaste vahel jäänud, nad ongi hädas ja nad ei saa mitte midagi teha. Psühholoogias selle asja nimi on õpitud abitus, istu maha. Õpitud abitus psühholoogias on siis see, kus tehti on ju katsid nende koertega, üks sai särtsu ja mis see koer siis lõppkokkuvõttes tegi, need, kes särtsu said, need ei hakanudki ennast proovima välja päästma. Need, kes ei saanud särtsu, need pääsid ennast välja. Nad parandasid ise selle olukorra ära ja inimesele laieneb see depressiooniga. Nüüd inimene selles sama situatsioonis õpitud abituses ei hakkagi selle süsteemi vastu, on depressioonis, ei saa sealt välja sellepärast, et tal ei ole varasemalt olnud mingit võimalust. Võtan closingu, sest teil on vaja rääkida. Closing. Ei taha. No, aga võtan siis sind. Kiviajal keskmine inimese elu oli pidev sõjaseisund, kus ta kartis kõike, mis on ümber, sest see võis see tappa. Tänapäeva maailmas keskmine inimene ei karda igapäevaselt, et ta võiks keegi ära tappa, isegi kui mõnes kohas. Jaa, suurepärane. Vaata, see on mingi pettekujutlemine, et kiviajal kõik inimesed värisesid kuskile, tohutu hirm oli, et mammut tuleb, tapab ära. Tegelikult, kui me vaatame kas või neid jahimehi, kes ringi liiguvad tänapäeval või kas või kiviajal, siis neil oli mingisugune kas või selle Korilas grupiga mingisugune süsteem, kus nad ei pidanud pidevalt värisema, kas keegi valvas näiteks, on ju, või nii edasi, nad ei passinud üksikuna kuskil puulehe all, on ju. Aga küll aga see korilussüsteem oli okei. Nüüd tänapäeval ta ütleb, et kõik on palju parem, on ju, sa ei pea kartma enam hunti, küll aga kõik need muud asjad, võlga jäämine, on ju, depressiooni langemine, rolli täitmine, rõhutus ja nii edasi, need on ju probleemid, mida ükski süsteem tulevikus ära ei paranda, sest see agraari liikumine juba lõhkus selle asja ära, nagu Rousseau kirjutas. Ja viimaks, mis siin on see, et see õpitud abituse protsess tähendab seda, et need inimesed, kes nüüd on üle maailmas, on ju, ütleme see 90%, mitte need Nokia firma juhid, ei saa ju kuidagi midagi muuta, sellepärast et teistel on kogu see kapital, kogu see raha ja nende käes on see muutus. Ja nüüd selles süsteemis, kus ma olen õpitud abituses, me olemegi inimestena kurvad, me loemegi päevast päeva tegelikult ajalist artiklit, kus inimesed on depressioonis, kus see on suur probleem Eestis, kus inimesed tapavad ennast ära, kus tegelikult maailmas on tohutu epideemia sellega, uus haigus, kõik mõtlevad, on ju, miks ei olnud küll keskajal või kiviajal sellist asja. Ja probleem seisnebki selles, et need rollid on niivõrd rõhuvad ja inimesed ei saagi ise ennast aidata, kuigi nad ütlevad, et mul on võimalusi palju. Meil ei olegi mingit võimalust ennast aidata, sest need ühiskond on niivõrd suur. Mul ei ole vaja suhelda enam 3 inimesega, mul on vaja suhelda miljardi või 7 miljardi inimesega. Ja mina ei suuda sinna mitte midagi teha. See maailm on liiga suur. Nii et palun kõikidel nende põhjustel valige meid. Valmis? Daamid ja härrad, mina tean, et homne päev on parem kui tänane, sest homme ma olen Eesti meister selle karikaga. Ma tõestan teile kõigile ära, et ka teil on homne päev parem kui tänane. Ma kõigepealt räägin siis esimesest opositsioonist ja sellest, mida nemad siia väitlusse pakkusid, miks nad selles on väljas. Pakun ümberlükid sellest, mida me kuulsime teisest opositsioonist ning räägin meie punktidest, räägin individuaalsest õnnest ja inimesest kui sotsiaalsest olendist ja räägin, kuidas need punktid me oleme ära tõestanud ja miks need on kõige olulisemad. Nii, esimene opositsioon pakub meile siis seda, et meil on ressursid ja need võivad otsa saada.
noh, ma arvan, et siin väitluses on juba korduvalt tõestatud, võib-olla saavad, võib-olla mitte, meil on lahendusi, võib-olla nad töötab, võib-olla mitte, ja nad ei ole ära näidanud, et ressursid, selleks, et see argument oleks legitiimne, nad peavad näitama, kuidas tänasel päeval on juba ressursid otsas, homme on kellelgi halvem selle tõttu, et mingi ressurss on tänasel päeval otsas, ülehomme ka. Me arvame, et see ei ole tõsi, ja me arvame, et me üha rohkemate inimesteni viime puhast vett, üha rohkemate inimesteni viime paremat toitu, ja inimesed ei pea endale savist saia tegema, nagu nad keskajal vahel tegid, või ei pea laipu üles kaevama, kui oli näljahäda, on. Nii et me arvame, et nende jutt sellest, et ressursse ei jõua inimestele ei ole tõsi. Siis nad räägivad sõjast, et igal pool käib endiselt sõda, on. No esiteks, nagu siin on ka juba öeldud, me ei näe, et neid sõdu oleks hunnikus rohkem. Teiseks me arvame, et need sõjad ei ole nii palju suuremad ja julmemad, kui nad väidavad. Esiteks me väidame, et sõjad on muutunud ka paremaks, sellepärast, et sõjarelvad on efektiivsemad, vähem piinavamad, on. Sa ei pea kelleski oda läbi suruma ja ootama, et ta sureks 10 päeva, vaid lased talle kuuli pähe, ta saab päris kiirelt surma. Ma arvan, et see on juba õnnetegur, kas sa sured 10 minutit oda sees või sa sured koheselt. Teiseks me näeme, et sõjad ei ole muutunud ka suuremaks. Jah, suurim sõda maailmas oli teine maailmasõda, aga Džingis Khan suutis üksinda ära tappa rohkem kui esimene maailmasõda. Nii et me näeme, et sõjad on ajalooliselt suuruses väga palju kõigelnud. Nad ei saa näidata trendi, et sõjad on muutunud suuremaks. See ei ole tõsi. Ja Nexuse koha pealt, mida siin Annike väga palju rääkis, Nexus tuleb see aasta uuesti kokku kontserdile, maailm läheb paremaks, kõik on korras. Nii et Nexus tuleb tagasi, ärge muretsege. Nii, teine opositsioon. Ei ole vaja. Ütles, et Joosep, hästi ilus jutt, mulle väga meeldib, kui sa filosofeerid, sellepärast ma sinuga mitu aastat koos väitisin, aga sa unustasid mulle ära seletada, kuidas see ebavõrdsuse puudumine teeb inimesed õnnetumaks, kuidas kõik see jutt teeb inimesed õnnetumaks, sa ei rääkinud selleks. Teiseks me näeme seda, et kogu see jutt sellest, et kiviaja hõimudes oli kõik hästi, noh, ei ole lihtsalt tõsi, ja sellepärast, et ebavõrdsus eksisteeris ka selles hõimus, kõige tugevam mees valitses, toit oli neil enamasti vähe, nii et sa pidid valima, kes saab süüa, naisi vägistati, kõrvalhõimust varastati, nii et kõik need probleemid, mis sa väidad, et tulid hiljem, eksisteerisid juba siis, on. Õpitud abitus on ja esiteks sa ütled, et tänapäeval inimesed ei julge kellelegi vastu astuda, noh, me näeme, et revolutsiooni on üha enam, mingid inimesed astuvad vastu oma valitsustele, üha enam inimesed võitlevad oma õiguste eest, vähemusgrupid ja nii edasi. Vale, siis depressioon on järsku maagiliselt tekkinud. Ei, Joosep, depressioon ei ole maagiliselt tekkinud, me lihtsalt õppisime meditsiinis, kuidas depressiooni tuvastada ja diagnoosida. Me oleme tagantjärgi lugenud erinevaid kirjanikke ja nende teosid ja vaadanud, et oi, näed, äkki neil olid ka erinevad haigused, mida me tänapäeval ei oleks tuvastanud. Sama on depressiooniga, nii et ei, depressioon ei ole midagi uut. Ei ole vaja. Räägime individuaalsest õnnest. Ei ole vaja. Me näeme, et oluline on inimesel see, et tal oleks võimalikult suur valik, võimalikult hea, mida nautida. Me näeme, et mis iganes valiku minevikust nad valivad, mis iganes versiooni minevikust nad valivad kõige paremaks, siis me arvame, et meie tulevik katab selle ka ära. Miks? Sellepärast me näeme, et mida enam sa liigud ajas edasi, seda rohkem meil on võimalik ka simuleerida mineviku versioone, millest juba Maria teil natuke rääkis, et sul on võimalik lugeda mineviku kirjandust, sul on võimalik, ma ei tea, tänapäeval inimesed mängivad rüütleid, sul on võimalik hakata paleoveganiks ja olla see kiviaja inimene, kes Joosep tahab, et sa oleks. Sul on võimalik üha enam simuleerida kõiki neid erinevaid mõtteid. Sa võid samal ajal lugeda Shakespeare'i ja Kafkat, kui sa elasid keskajal, sa tõenäoliselt ei suutnud isegi kõiki Shakespeare'i teoseid kätte saada. Jutt soomlastest, et nad on nii õnnetud ja depressioonis, no kurb, et soomlased on viimased mingi 5 aastat valitud kõige õnnelikumaks riigiks maailmas ja sellepärast, et neil on kõige rohkem neid vabadusi, nad laenutavad kõige rohkem raamatukogudes, nad tarbivad kõige rohkem meediat, nad kõige rohkem kasutavad ära seda võimalust, et nad saavad seda, mis minevikus on toimunud. Teiseks me näeme, et see areng toimub ka nendes kohtades, kus sul tegelikult on halb. Me näeme, et nendes piirkondades, kus praegu inimõigusi ei arvestata või nendes piirkondades, kus on sõjakold, ka nendes olukordades see kõik muutub halvemaks. Esimene opositsioon ütleb, et me räägime ka arengumaadest. Jah, muidugi me räägime arengumaadest, aga me näeme, et me oleme üha enam rikkust viinud ka Aafrikasse või Indiasse või Hiinasse. Me näeme, et viimase 100 aastaga on absoluutse vaesuse piir maailmas 50% nagu vähemaks jäänud. Me näeme, et kõik need inimesed saavad, nagu Maria teile juba rääkis, et isegi Saudi Araabias praegu naised nüüd saavad endale võimaluse autoga sõita, saavad võimaluse minna jalgpallimängudele järgmist aastat. Me näeme, et ka nendel inimestel need võimalused kasvavad. Ka nemad saavad tarbida meediat. Isegi Põhja-Koreas on sul olemas mingi versioon internetist. Jah, sul ei ole ligipääsu kogu internetile, aga sul on ligipääs mingile infole. Nii me näeme, et nendel inimestel on ikka suurem võimalus kui mingisugusel ajal, kus sul ei eksisteerinud seda infot või kus sa ei saanud. Nii et sa saad valida oma selle õnne. Nii, räägi. Inimese vajadus saada rikkaks või olla võrdõiguslik või teostada ennast kunstis või mis iganes on palju vähem oluline kui see, et ülerahvastatud maailma osades on inimese kohta üha vähem vett ja toitu. Ei, see ei ole tõsi, sellepärast vaata, probleem ongi selles, et me räägime sellest hägusest inimkonnast,
me ei tea, mis teeb kellegi õnnelikuks. Te võtate siin praegu eelduse, et ühe inimese teeb õnnelikuks see, kui tal on kuskil turvaline olla ja tablett käes. See ei ole alati tõsi. Mõni inimene naudib valu, mõni inimene tahab olla haige, sest ta saab sellega tähelepanu. Ma arvan, et tänapäeva maailmas on ka need võimalused rohkem olemas. Nii et ei saa absoluutselt öelda, et üks õnnetegur. Meie oleme teile tõestanud, et meie maailmas kõik need erinevad õnnetegurid, kõik need valikud on olemas. Me näeme, et jah, meil on vähem toitu ja vett võib-olla inimese kohta maailmas üldse olemas, aga see jõuab rohkemate inimesteni. Meil oli väga palju vett, mida me kunagi ei saanud kättegi kuskilt, sellepärast, et see oli kuskil all. Meil oli väga palju toitu, mida me ei osanud kasvatada või mis oli mürgine või mida me ei osanud valmistada. Nii et ikkagi rohkematel inimestel on rohkem võimalusi ennast kas näljutada või süüa või teha mida iganes. Nii, kollektiivne point. Me näeme, et inimene on sotsiaalne olend, loomane. Inimene sõltub teistest inimestest, inimene sõltub oma keskkonnast. Üksinda on tal väga raske hakkama saada ilma, et teised aktsepteeriks seda, kes ta on, või annaks talle võimaluse. Me näeme, et mida aeg edasi, seda rohkem, ja me näeme, et see juhtub ka tulevikus. Me näeme, et see areneb. Me näeme, et üha rohkem me aktsepteerime erinevaid gruppe, üha enam me võitleme selle eest, et erinevaid gruppe aktsepteeritakse, ja me näeme, et see võitlus on olnud positiivne ja jätkub positiivselt. Nad ei ole meile kunagi näidanud, miks see ei peaks jätkuma positiivselt. Nüüd oluline ongi see, et selleks, et sa saaksid oma maksimaalset õnne, seda, et sa saaksidki ükskõik millist oma rõvedat fetišit teha, millest ma siin enne rääkisin, on sul vaja mitut asja. Sul on vaja, et su gruppi aktsepteeritakse, mille arengut siin väitluses on juba rohkem tõestatud. Sul on vaja, et neid gruppe oleks üha rohkem. Nii et kui sa elad seal kiviaja hütis, sul ei ole neid grupi valikuid, sul ei ole neid võimalusi, sul on ainult see üks grupp, sinu hõim. Praegu sul on väitlusring ja sa võid minna teise riiki, sa võid teha mida iganes. Ja sul on vaja ka, et nende gruppide vahel liikumine oleks lihtsam. Isegi kui sul oli kiviajal mitu hõimu, sa said jääda ainult oma hõimu püsima. Ja praegu sul on erinevaid valikuid, sa saad liikuda nende gruppide vahel, sa saad palju lihtsamini. Nii et see vabadus, millest esimene valitsus teile rääkis, me nüüd näitame ära, kuidas seda vabadust päriselt kasutada. Mis on selle vabaduse kasutegur ja kuidas sa saad sellega päriselt õnnelikuks. Sa saad leida selle viisi ja sa saad leida oma õnne. Nii et lähme kõik järgmine aasta koos Nexuse kontsertile. Daamid ja härrad, Ooge ütleb meile, et me ei ole veel oma potentsiaali kätte saanud, aga ma arvan, et kõik nende tulevased kahjud, millest nad räägivad, tegelikult mitigeerivad seda kõige suuremat kahju, mis tekkis siis, kui me liikusime agraarühiskonda. Siis, kui see strukturaalne õnnetus tekkis meile ja meil tekkisidki kõik need probleemid, mida nende kasud üritavad siis mitigeerida. Ma arvan, et eriti kui CG räägib õnnelikkusest oma kriteeriumite järgi, siis see on ju see, mida tegelikult need gorillased ja jahtijad tegelikult suutsid kõige paremini saavutada. Nendel olid oma baasvajadused olemas ja neil ei olnudki mitte midagi rohkemat vaja. Ja selle tõttu nemad on kõige õnnelikumad inimesed. Ma arvan, et inimkonna parimad päevad ei saa olla meie ees, sellepärast nad on kauges minevikus. Ma räägin 4 asjast oma kõnes. Esiteks ebavõrdsusest, teiseks potentsiaalsest õnnest ja kõrvutamisest teiste inimestega, 3. rõhumisest ja 4. rollidest, mis meil on tekkinud ühiskonnas. Niisiis esmalt ebavõrdsusest. Meil on tekkinud oma ühiskonna tõttu rikkad ja vaesed inimesed me üldiselt nagu maailmas, eks ole, ühiskonnad nagu ressursid koondusid mingite konkreetsete inimeste kätte. Mis selle tõttu on tekkinud, on see, et praeguses maailmas on absoluutses vaesuses elavaid inimesi, kes ei saa mitte midagi teha, neil ei ole isegi enam toitu, sellepärast et see viis, kuidas me oleme oma ühiskonda üles ehitanud, on see, et sa ei saa enam lihtsalt olla gorilane, sest sul ei ole õpetatud neid asju ja see on tekitanud olukorda, kus inimesed päriselt nälgivad selle tõttu, et me oleme sellised ühiskonna üles olnud, aga ma arvan, et gorillastel oli alati näiteks süüa, neil oli alati mingi koht, kus olla, ehk siis see üldine õnnelikkus oli vanasti palju suurem. Ma arvan, eriti kui nad räägivad meile põlluharimisest, kuidas mitte ära surra meditsiinist, siis need ei tee inimest õnnelikumaks võrdluses gorilasega. See argument ainult kehtib praeguse inimese kontekstis, mitte selle gorillase kontekstis, kellel ei olnud vajagi midagi rohkemat. Ma arvan, gorillasele oligi ainult vaja neid baasvajadusi ja need olid tal olemas. Tal ei olnud vaja uusi põlluharimismeetodeid, sellepärast et ta sai piisavalt toitu kätte oma enda meetoditega. Ja ma arvan, näiteks kui me räägime meditsiinist, siis nagu hiljem suremine ei too sulle õnne. Nagu gorillane sai 40-aastaselt haiguse ja suri ära, aga seni oli ta õnnelik ja see oligi loomulik, et sa surid 40-aastaselt ära ja see ei teinud seda gorilist tegelikult õnnetuks. Ma arvan, et kuna praeguses ühiskonnas on igasuguseid probleeme ja siis pikem elu, see tähendab rohkem kannatamist nende enda all. Ja ma arvan, et kui nad räägivad huntidest või midagi sellist või mingisugusest nagu mingist näljast või võitlustest teiste inimestega, siis need tegelikult on ju üksikud juhtumid. Jah, need eksisteerisid, aga need ei olnud universaalsed. Mis aga on universaalne, on vaimsed probleemid ja see vaimne stress selle osas, kes sa oled
ühiskonnas või kuidas sa sobitud sinna või igasugustest muudest probleemidest, millest mu eelmine kõneleja rääkis, mille tõttu, kui me hakkame nagu seda kaaluma, siis me näeme, et nende all iga inimene praegu ja ka tulevikus kannatab selle üldise vaimse stressi all, kuigi meie all korillased, jah, neil olid ka mingisugused probleemid, aga see ei olnud universaalne, see ei olnud pidev ja inimesed elasid palju õnnelikumana. Ei aitäh, teine punkt, ei aitäh, potentsiaalne õnn ja kõrvutamine. Ma arvan, et praeguses ühiskonnas sa ei suudaks kunagi tegelikult olla õnnelik, sellepärast et sa alati kõrvutad end selle inimesega, kes tegelikult, kellel on nagu kõige parem elu, eks ole, eks mingid miljonärid ja kuulsused, midagi, mida me näeme väga palju, et inimesed tahavad nagu elada seda kõige paremat elu. Sellist olukorda ei olnud mingisugustel gorillastel. Ja praeguses olukorras ja ka tulevikus sa hakkadki alati kõrvutama elu sellega, milline on nagu, ma ei tea, mingisugune Kardashianide elu. Ja seda on võimatu saavutada, kuna Kardashianide elu ongi fiktsioon ja sa kunagi ei suuda seda saavutada. Ja sa alati tunned ennast halvasti, sellepärast et sinul ei ole seda kõige paremat elu. Ja iga asi, mida sa tunned oma elus, ongi negatiivne, sellepärast sina tunned, et sa ei suuda seda potentsiaali kunagi täita. Mida ei toimunud nende korilastega, sellepärast et neil ei olnud seda kõrvutamishetke. See, mis neil oli olemas, oli alati nende jaoks piisav, sellepärast et nad ei tajunud seda, et nad saaksid midagi rohkemat, aga praeguses meie ühiskonnas kõik inimesed alati tajuvad, et nad saaksid midagi rohkemat, nad alati tajuvad seda, et nad saaksid kuidagi paremini elada ja mingisuguseid muid kasusid saada ja selle tõttu inimeste üldine on alati väiksem, kui oli mingisugune korillased, jah. Esimene opi argument oli see, et õnn tuleb ressurssidest ja praegu neid napib. Teie argument on see, et õnnetus on siis, kui inimesed hakkasid palju ressurssi saama. Kuidas see on tõsi ja kuidas see ei ole nuga? Okei, see ei ole nuga sellepärast, et nagu need ressursid, mida need korillased tahtsid, nii palju kui nad tahtsid, nad neid ka said. Neil ei olnudki vaja rohkem kui näiteks marju või neil ei olnudki vaja midagi rohkemat kui näiteks mingisugune hirm. See üks hirm oligi see absoluutne õnn, see kõige suurem õnn, mida nad said saavutada ja nad saavutasidki seda. Ja see oligi see kõige suurem õnn ja selle tõttu nemad on palju õnnelikumad kui inimesed, kes praegu elaksid. Aga kolmas punkt, rõhumine. Mis tekkis siis, kui me hakkasin mingisugused ühiskonnad tekkima, oli patriarhaalsus, see tekkis ühiskondliku struktuurist, sellest, et ressursid koondusid, sellest, et kõik ei töötanud, naised jäeti koju mingisuguste laste järele valvama. Ja selle tõttu see ongi seksism nii kinni meie ühiskonnas. Sellest hetkest ongi tekkinud seksism, mille tõttu kõik tulevased generatsioonid ja tulevikus olevad generatsioonid ongi kannatanud selle tõttu. Ja kui seda ei oleks olnud, siis need inimesed oleks ka kannatanud. Ja olukorras, kus meil olid ka korillased, ei olnud meil nagu nii suur strukturaalset patriarhaalsust ja ei olnud meil selliseid nagu rolle või nagu sellist nagu üldist nagu rõhumist, mida oli võimalik inimestele panna, sellepärast et kõik inimesed pidid töötama, kõik inimesed pidid korjama mingeid marju või siis küttima, mis tähendab, et meil ei olnud sellist nagu üldist ebavõrdsust. Ja kui OG räägib turvalisusest ja vabadusest, siis nagu esiteks see pole kriteerium, aga isegi selle kriteeriumiga ma näen, praegu represseeritakse inimesi ju palju rohkem, kui seda tehti korilastega või nagu turvalisus ja vabadus. Praegu meil on diktaatorid, mingid repressiivsed partei, kes ei pea mingi sinu huve silmis, erafirmad, kellel on järjest rohkem võimu meie ühiskondades. Need asjad tekitavad tegelikult inimestel õnnetust. Need asjad ei luba inimestel mingit õnnelikku elu elada. Ja ma arvan, et need probleemid ongi need, mis tegelikult viivad selleni, et parimad päevad ei ole meie ees. Ei, viimane punkt, rollid. Ühiskondlikud reeglid, grupid ja ootused on need asjad, mis kunagi ei luba kellegi tegelikult õnnelikku elu elada. Seda, kuidas sa riietud, kuidas sa räägid, kuidas sa käitud, need on need piirangud, mis alati tegelikult takistavad sulle hea elu elamist. Ma arvan, need tekitavad seda vaimset stressi, kus see, kes sa oled, sa on alati peidus nende sotsiaalsete normide taga, mida me oleme endale konstrueerinud. Need asjad ei kehtinud, kui sa olid korillane, sul ei olnud mingisuguseid väga komplekseid nagu kultuurilisi väärtusi või kultuurilisi hoiakuid või viisi, kuidas sa pidid ennast hoidma mingisuguses kultuurilises ruumis. Ja ma arvan, et see on midagi, mis ei ole korilastega, sellepärast, et praegu ja ka arvatavasti tulevikus indiviidina sa oled pidevalt ja alati represseeritud oma enda ühiskonna ja kultuuri poolt, sellepärast, et sina tunned, et sina pead mingite reeglite järgu käituma. Sul on mingid sotsiaalsed normid, mille tõttu sina indiviidina oled alati represseeritud ja me teame, nagu isegi kui Jaapsid ütles, et depressioon ei ole uus, aga mis on uus, on see, et nüüd iga inimene kannatab mingil määral selle all. Iga inimene kannatab mingil määral selle üldise sotsiaalse surve all ja ei saa mitte kunagi nii õnnelik olla, kui korillane oli. Kõik nende põhjuste pärast palun hääletage CO poolt.